õhtust ja tere tulemast Võrru Taara Kaitseväe linnakusse. Teie ees oli Eesti sõjaväe orkester ja dirigent Teet Raik. Täna pöörame pilgu neile vapratele kaitseväelastele, kes hoiavad ja kaitsevad meie väikest armsat Eestit. Ning eriti nende lastele. Laulud sõdurile heategevuslik kontsert kogub raha Eesti kaitseväe teenistuses langenud või haavata saanud kaitseväelaste laste haridustee ning huvitegevuse toetuseks. Karoliin Illenseeri fond toetab täna 66 last, keda kõiki ühendab sama saatus. Neil lastel on üks vanematest Eesti kaitseväe teenistuses langenud või haavata saanud. Aga meie ja ka teie, head televaatajad, aitate neil lastel naeratada ja tänu teie annetustele on nende laste eluteel kindlasti palju rohkem päikest. Karl-Erik, kas mina peaksin sinu poole pöörduma kui härra nooremseersant Taukar? Olekski palunud. Olekski nii ilus ja nii jääb, eks? Mitte ainult täna, vaid tegelikult edaspidi ka. Kogu aeg. Olgu nii, kokku lepitud. No sa oled siin Võrus Taara Kaitseväe linnakus ju olnud küll ja küll, veel ja veel. Kui sa nüüd täna siin laval seisad, siis milline esimene selline tore meenutus on? Oi jumal, tead, kui sa küsid ajateenistuses käijalt meenutusi, siis ole ettevaatlik, sest võibki jääda tulema. Aha. Ja mul on muidugi ka siin see paigaga Taara Kaitseväe linnakuga väga palju mälestusi. Me oleme täna väga väärikas seltskonnas ja need mälestused on sellised, mis võib-olla sobivad rohkem vabamasse õhkkonda. Aga mul on täna siin väga meeldib olla. Ja peamiselt just sellepärast, et ma tean, et mitte keegi ei lähe sinna kasarmusse, ei tee lahti mu kapi just ja ei vaata, kas õiges järjekorras on mul õpikud, kas särgid on õigesti kokku volditud. Ma olen vaba mees ja ma saan nautida seda suurepärast loodust ja fantastilist õhtut. Aga sul oli kõik korras alati, eks ole? Sa võid öelda, et oli. Mul oli alati kõik korras. Sul oli kõik korras ja kaitseväes oli väga tore, eks? Kaitseväes tore jällegi, kui sa küsid niimoodi, kas tore alati oli ka väga palju ebamugavaid hetki, aga lõpuks oli kõik, nagu sa ütlesid, väga tore ja väga kihvt kogemus ja seda 11 kuud oma elus ma ei oleks saanud mitte kuskilt mujalt. Väga lahe, täna oled sa siin, aga siiski saatejuhi rollis. Selle üle mul on väga hea meel. Ja muusikat teevad sinu kolleegid, Eesti parimad artistid laste toetuseks. Ja teil on võimalus samuti toetada. Annetusnumbreid näete te terve kontserdi aja ekraanil ja teil on võimalus toetada 5, 20 või 50 euro suuruse panusega. Igaüks panustab meie riigikaitseks omal moel ja täna on võimalik, nagu Piret juba ütles, seda teha helistades meie annetusnumbritele. Ja teie ees on täna laval Maarja-Liis Ilus ja Jüri Pootsman, Lenna ja Mihkel Raud, Sissi ja Jaan Pehk ning loomulikult Kaire Vilgats ja Dagmar Oja ehk suured tüdrukud. Ja mul on ääretult hea meel kutsuda nüüd lavale Maarja-Liis Ilus, kõlab Keelatud maa. Miks aina peidad end eilses, kui sinna kaod, siis kadunuks jääb. Sind juba 100 kord leides, sa mõradest praud, me vahel ma näen. Kuid kui ma loobun, siis hukkud sootuks. See keelatud maa, ma tunnen, et siis sind otsin ja jälle me vahel opin. See keelatud maa, sind uduna varjagu eest. Ta hajutab siiski me teed. Kui sind ei õnnestu leida ja otsides päevgi väheseks jääb, võid küll mu kõrvale heita, ei tunne mind sa, ei kuule, ei näe. Hei, sind mõistan siiski.
Karolin Illenseeri fond toetab nende laste huviharidust ja haridusteed, kelle vanematest üks on langenud või haavata saanud Eesti Kaitseväge teenides. Ja me julgeme öelda, et nad tõepoolest muudavad nende noorte inimeste elusid. Üks nendest lastest on Marta Mai, kes sel suvel läheb kooriga ka laulupeole. Heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub sel varasuvel juba 12. korda. Muusika jõuab militaarbaasidesse, et koos mõelda riigikaitsele ja meie veteranperedele. Ettevalmistustega alustatakse varakult. Sel aastal on laval ka Marta Mai Aid, kes selle fondi korraldatud kontserdile on väiksest peale kaasa elanud. Ei, no ma olen ka alati mõelnud, et tahaks ka kunagi esineda sellele, ma olen mõelnud, mis tunne seal on niimoodi esineda kõikide inimestes seal fondi üritusel. Ei, no loomulikult teeme heategevust seal ja ma loodan, et palju annetusi tuleb ja saab ilusti need ära anda kõikidel toetuseks ja väga tore tuleb, ma usun. Marta Mai isa Urmas Aid sai 2007. aastal Afganistanis teenides raskelt haavata. Nii tõi elu perekond Aidit kokku Karolin Illenseeri fondiga. Ta teenis Afganistanis ja sai haavata ja sealt see kõik algaski, et fond võttis meiega ühendust ja pakkus toetust on. Mind see fond on väga toetavad mu huvialadega ja ma ei saaks ilma selleta väga paljusid asju oma elus teha ja ma olen väga õnnelik, et see fond toetab mind. Ma olen tegelikult laulmisega, ma käin kunstikoolis ja ma teen ka keraamikat. Sel aastal kõlavad laulud Võrumaal, Taara linnakus ning ala on sagimist täis. Lava kerkib ja ligi 800 sõdurit, kes äsja lõpetasid ajateenistuse, pakivad varustust. Oleme siis teise jalaväebrigaadis Kuperjanova jalaväepataljonis. Paikneme siis Taara linnakus ja oleme siis väljaõppepataljon ja meiega koos on siis ka liitlased hetkel siin samas Taara territooriumil. Sõdurile kui ajateenijale on väga hea, liitlassõdur on vanem vend eeskujuks ja siis nende eeskujul meie sõdur saab väga positiivse elamuse ja loomulikult praktiseerime inglise keelt, erinevad relvastused, erinevad masinapark, et see on selline hea silmaringi laienemine siis siin samas territooriumilt. Suure venna täiendav tugi jõudis Kaitseväe Võru Taara linnakusse märtsi keskpaiku. Saabusid Ameerika Ühendriikide jalaväekompanii lisaüksused. Particularly up here in the Baltics, we have seen the importance of working with our allies, ensuring that we are able to operate together. In order to do that, we have to be here on ground. We have to be here. And I think our physical presence here shows our commitment to our NATO Article 5. But being here, learning from experts is a unique opportunity. Parim heidutus on ühtsus ning valmisolek ning kindlameelse tööga tuleviku nimel tegeletakse Taaras ööl ja päeval. Ärevatel aegadel meelekindluse ning valmisoleku säilitamine ongi meie tugevus ja heidutusvõime. Me ei mõtle sellele, kui me iga päev väljaõpet teeme, et äkki homme me ei tee enam väljaõpet rahutingimustes, vaid käib vile ja me peame minema. Et meie pigem ikkagi treenime siis seda tulevast sõdurit ikkagi siis tulevaseks reservväelaseks, kas see vile tuleb või tule, me ei mõtle selle peale kindlasti mitte. Kindlasti me anname kõik selleks, et neil oleks kindel hoiak ja nad ei peaks muretsema, et neile tuleb nagu nipsust meelde, et mis väljaõpe oli ja on see siis homme vilega või mitte, meie teeme oma tööd edasi. Koos oleme tõeline jõud. Toetame, aitame, märkame.
Teile esines Soolaare lastekoor Olav Ehala kirjutatud lauluga Tõeline jõud ning dirigent Elo Üleoja. Oma tõelist jõudu näitavad üles kõik kaitseväelased, kes Eestit hoiavad. Aga täna kogume annetusi laste hariduse toetuseks ja telefoninumbrid leiate ekraanilt. Eemalt möödudes vähemalt, nii ei riiva sulle. Parem mitte siin kohata, võõra varjuna tee. Parem nurta ja ohata, kui sind kaotada veel. Parem olla vaid minevik, kätte saamatut jää. Liigub lohutav inimlik, meelepeeglite hääl. Aina kordamas käedad, ära puuduta mind. Ära möödu nii lähedalt, liialt vajaksin sind. Ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt. Ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt. Ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt. Aina kordamas käedad, ära puudata mind. Ära möödu nii lähedalt, liialt vajaksin sind. Ära möödu must lähedalt. Kontsert Laulud sõdurile, mis sellel aastal toimub juba 12. korda, kogub annetusi Karolin Illenseeri fondi, mille eesmärgiks on teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamine. 19 aastat tagasi oli Karolin vaid mõni nädal vana, kui nägi esimest korda oma isa, missioonisõdur Arret. Kahjuks jäi see ka tema viimaseks korraks, sest isa läks puhkuselt tagasi Iraaki ja langes. Temast jäid maha noor naine ja väike tütar. Fondi lugu sai alguse aasta hiljem, kui ohvitseride sõpruskond võttis eesmärgiks aidata välismissioonil langenud kaitseväelase Arre Illenseeri tütart tema haridusteel. Aja möödudes otsustati toetada ka teiste sarnase saatusega laste haridusteed ning Karolin Illenseeri fond asutati 25. veebruaril aastal 2011. Ja juba üle 10 aasta on fond kogunud annetusi laste hariduse toetuseks ja teil on kõigil täna võimalus anda enda panus, helistades ekraanil olevatele annetuse telefoninumbritele.
tuttav. Salamisi hiilis hommik, helge öö mustad muured, veel värelema silmis. Kuust kahvatuta lohud, palgel kui magus nukrad, und ma nägin ilmsi. Kas tunne tumeneb samasugune see, peidab sinu see samasugune, see on vaid luud, et see on vaid luud. Vahta mind natukene, vahta mind natukene veel, natukene veel. Kõik tuttav, unelmaistud tuttatriis ja unetuses suunas helge, vaut südamesse tõmba. Mesimustas valu, tilgub kui tuttav, tunne taas mind emba. Kas tunne tumeneb samasugune see, peidab sinu see samasugune, see on vaid luud, et see on vaid luud. Kahvatuta lohud, palgel kui magus nukrad, tundmanen ilmsi. Vahta mind natukene, vahta mind natukene veel, natukene veel. Suur aitäh! Karl-Erik, kelleks sina lapsena saada tahtsid? Ja niimoodi küsidki, sa mõtled täiesti väikse lapsena? Täiesti väikse lapsena, jah. Las ma mõtlen. Jaa, mulle meeldis, kui ma vaatasin täiskasvanuid ja erinevaid ametimehi, siis mulle meeldisid ülemused. Ma tahtsin ülemuseks saada, sest et nendel tundus kõige lahedam töö ja neid kuulati alati ja need olid tähtsad olid kuidagi. Jah, valdkond oli täpsustamata. Õnneks see läks muidugi aastatega üle. Sa ei saanud ülemuseks. Ma ei saanud, nagu me teame, ülemuseks. Äärmisel juhul võib-olla ise enda ülemuseks. Aga see on ka sümpaatne. Aga sul? Mina tahtsin saada lauljaks. Jah? Vaata, kus elu üllatab. Aga ülemus ma ka ei ole, aga lauljaks ka ei saanud. Televaataja seda ei kuule, kuna mikrofonid on laulude ajal meie mikrofonid välja lülitatud, aga Piret ümiseb kõiki laule kaasa ja laulab, teeb seda väga puhtalt muuseas. Aga sama küsimust, kelleks tahtsid saada, küsisid fondi toetavad lapsed ka meie president Alar Karise käest, kes ühtlasi on ka fondi patroon. Ja vabariigi president ei saa kahjuks täna siin olla, aga saadab tervitused video vahendusel.
Karolin Illenseri fond loodi Iraagis missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre ja kõigi sarnase saatusega laste toetuseks. Haridusteel ja huvitegevuses saavad tuge 66 last, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud. Eesti president on läbi aastat olnud Karolin Illenseri fondi patroon. Kõik sellised fondid on ju olulised, mis aitavad kedagi edasi või kedagi jalule. Need summad on täiesti märkimisväärsed, mis aitavad noorel inimesel õppida ja oma saatust ise määrata. Ja koolitoetus on väga palju abi olnud, et kui esimest korda tuli see kooli poolt toetus, et siis oli tõesti selline nagu see, ilma pingeta lastele ostad ikka uued raditsad ja asjad, et tekida seda pinget, et selles mõttes küll, et müts maha, et sellest on väga suur abi olnud. Eriti kui neid lapsi on nii palju peres. Ja väga tore on ka ikkagi teiste peredega kokku puutuda, et rääkida inimestega, kes on läbi elanud sama, mida meie pere ja käia omavahel koos. Toetust ei saa kindlasti mõõta vaid rahas. Erinevate ürituste läbi pakub fond kindlust ning ühtsustunnet peredele, kelle liikmed on panustanud kodumaa kaitsesse oma elu ning tervise hinnaga. Meie tegelikult oleme selles fondis väga värsked. Me oleme olnud selle liikmed alles 1,5 aastat, et siia fondi tulemine oli mõnes mõttes enesületus minule, aga lapsele oli see jälle väga tore, et näha, et on lapsi, kes on tegelikult sellised nagu tema või elanud läbi midagi sellist, nagu tema parasjagu tol hetkel, kui me tulime, elas. Täna on pered presidendile Roosiaeda külla tulnud, et jutustada elust, õppimisest ja haridusest. Mis sul lemmik videomäng on? Viimane kord, kui ma videomängu mängisin, oli, ma usun, et 30 aastat tagasi, kui ma oma lastega elasin Eestist eemal. Eest olid need Nintendo mängud tulid välja. Mis sul lemmik raamat on? Praegu ma olen rohkem sellist mitte ilukirjandust ja see võtab enamus aega ära, aga lapsepõlves või teie vanusena ma lugesin, on selline sari nagu Seiklusjutte maalt ja merelt. Aga mis sinu lemmikraamat on? Päästeinimesed. Päästeinimesed? No võt siis ma võtan selle raamatu ja loen sellega läbi. Kas sa käinud kuskil huviringides, laagrites või treenides? Muidugi olen, eks ma olin ju ka laps ja eks siis proovid ju kõik asjad läbi. Siis ühel hetkel viidi mind iluuisutamist tennima. Sellega kaasas muidugi ka ballett ja ka siis ühel hetkel klassivennad ütles, et kuule, et see pole päris see, et tule varem tennist mängima. Siis mängisin tennist. Aga kelleks te saada tahate ise? Olete mõelnud ka selle peale? Mina väike või ma tahtsin bussijuhiks saada. Ma väiksin tahtsin olla teadlane. No aga väga hea. Selle ma kirjutan kohe alla. President on riigikaitse kõrgem juht ning omadega nii helgematel kui raskematel hetkedel. Kaitseväelaste pered ei ole üksi. Me toetame neid ja et noored leiavad oma tee ja nad ei jää takistuseks ja jää see, et neil ei ole vahendeid, et oma unistusi täita. Karolin Illenseri fondipered on hoitud. Täidame unistusi, aitame, toetame koos. Tervitan sind, kas kuuled, on seal hommik või on õhtuse tuuled, kuidas on ilmad, kuumad meil siin sajab, meil siin valmivad õunad, sul mõtteid soovin hea, vaid jäänud mõned read. Ma võiksin käia kas või mööda vett. Miks nii raske sulle on öelda, et
kuumad meil siin sajab, meil siin valmivad õunad, su mõtteid soovin head, vaid jäänud mõned read. Ma võiksin käia kas või mööda, et miks nii raske sulle on öelda, et sinust ma hoolin, kuidas suvel sinu hääl mind nii õnnelikuks teeb. Teie ees oli Sissi looga Sinu hääl. Täna laulavad muusikud laste toetuseks ja teil kõigil on võimalik anda oma panus helistades annetusnumbritel, mida näete ekraanidel. Tagumiku alt meil läbi lendab maa, kabjad löövad meile musta porinäkku, aga teil lõppe otsa sõita ei saa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga teil lõppe otsa sõita ei saa. Ragisevad rangid, mustal laeval eksleb üksik välgunoon. Kihutame nagu põgenevad vangid, kelle kandu limpsab õre koera koon. Kihutame nagu põgenevad vangid, kelle kandu limpsab õre koera koon. Sellest sõidu lõpust mõelda me ei taha, otse püsti ees on pimeduse sein. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud ema ette tuntud meil. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud ema ette tuntud meil.
aga teel lõppe otsa sõit ei saa. Kave loovad meile musta porin näkku, aga teel lõppe otsa sõit ei saa. Kave loovad meile musta porin näkku, aga teel lõppe otsa sõit ei saa. Kave loovad meile musta porin näkku, aga teel lõppe otsa sõit ei saa. Me jätkame siit Taara linnakust sama mehiselt ja mul on hea meel kutsuda lavale Jaan Pehk, kelle esituses kõlab Vastust teab vaid tuul. Kui kaua lind peab otsima teed, enne kui näeb kodumaad? Kui palju korda saatma peab mees, enne kui mees temast saab? Kui palju tarvis hüüdjal on häält, seisma, et mööduja jääks? Kas tõesti on nii, et vastust teab vaid tuul? Kas tõesti teab vastust üksnes tuul? Kui mitu aastat kõrguvad mäed, enne kui aeg murrab nad? Kui mitu aastat rahvaste käest röövida vabadust saab? Kui mitu ööd peab lootma, et kõik lootused muutuksid tõeks? Kas tõesti on nii, et vastust teab vaid tuul? Kas tõesti teab vastust üksnes tuul? Kes tühjaks jõe neist pisaraist jood, mis valu endaga toob? Kas tõesti on nii, et vastust teab vaid tuul? Kas tõesti teab vastust üksnes tuul? Kas tõesti on nii, et vastust teab vaid tuul? Kas tõesti teab vastust üksnes tuul? Minuga on nüüd Eesti Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Tere! Tere õhtust! Martin, kui teie olite väike, siis mis olid teie hobid ja huvialad? Väikese inimese peamine hobi on mäng. Tõsi? Kui ta saab suuremaks, siis võib-olla tema hobi on sport, siis on sõbrad ja nendega hulkumine metsas näiteks või küla vahel. See tuleb veel pärast sporti, jah? See peab ka sinna ära mahtuma, jah. Aha. Ja kui tuli spordiaeg, siis mis spordialad olid kalendris? See, mida küla vahel teha saab. Pallimängud, jooks, male, vibu laskmine spordina. Kõike võib ette võtta. Martin, kui turvaliselt meie täna ennast Eestis tunda saame? Ütleme nii, et kui keegi tahab täna investeerida Eesti majandusse või ehitada omale maja, siis ma soovitan seda teha. Nii turvaline ongi. Milline roll on meie liitlastel? Meie liitlastel on väga suur roll. Ühest küljest nad täidavad neid puudusi, mis meil on, ja teisest küljest annavad meile hiiglama palju enesekindlust juurde.
Kui nüüd mina mõtlen või minu kolleeg Karl-Erik Taukar mõtleb või televaataja mõtleb, siis mida me üheskoos saaksime riigikaitse heaks ära teha? No esimene vastus oleks kohe, et olge vabatahtlikud mõnes organisatsioonis. Aga mul on veel lihtsam valem. Olge lihtsalt Eesti Vabariigi kodanikud. Nii nagu kodanik olema peab kõige juurde kuuluvaga ja ma arvan, see on riigikaitseks juba suur asi. Suurepärane. Aitäh, Martin! Palun! Ja teie ees laval on nüüd küll Eesti riigi kodanik. See on Lenna ja esineb looga 3 korda. Kolm korda hüüdsin su nime, 4. ei tule. Me eile veel siin koos ootasime, täna kustutasin tuled. Ma teadsin, pole põhjus loota, enam ma ei oota. Sest 3 korda hüüdsin su nime. Tõusus tantsisime, nagu homset ei oleks. Kartsin, et kõik kaab, kui silmad suve ja see uni tagasi ei tule. Ma teadsin, pole põhjust loota, enam ma ei oota. Sest 3 korda hüüdsin su nime.
Me oleme täna Võrus Taara Kaitseväe linnakus ja toetuskontsert Laulud sõdurile toimub sel aastal juba 12. korda. Karolin Illenseeri fond saab tänu heade inimeste toetustele, annetustele toetada ka lapsi nende haridusteel. Annetusnumbrid on ekraanil ja need on avatud tänase saate lõpuni ja sealt edasigi. Vabadus on ühe väike rahva jaoks ju oluline teema ja läbi ajaloo saame tõdeda, et me oleme laulnud end vabaks. Lauluga oleme tee leidnud ka eurooplaste südametesse. Mäletame, et 1996. aastal esindas Eestit Eurovisioonil legendaarne Kaelakee hääl, mis tõi meile 5. koha. Suur saavutus väikese riigi jaoks, kas pole? Täna kuulete seda lugu uues koosseisus, võiks öelda täiendatud koosseisus ja laval on nüüd Jüri Pootsman ja tema ise, Maarja-Liis Ilus. Võin tuult hingmessab tormivahus, kui on lahus veel suudlust ootav suu. Kui hetkel on valus, tahan sulle mõelda vaid. Muud ei ma siis palu, ka su pilkõi ööda või. Keemere karpides sul teen oma hääle, panen sinna laulma üht viit. Kaugel kui olen ära imu pärast, sa hirmu tunne siis. Kui kaotan su silmist pärlike sind püüa. Laites või pilvis juba kaugelt hüüab mind. Kui olen kurb ja nutan, soovin mu juurde rutab, keesu kaelas on värv. Juhtub, et mind kui jätad keesult võtan, siis tuhmub selle väärn. Tean, millal olen rahul pikku, kui maailm mahub, hoida kinni või tuult. Hingmessab tormivahus, kui on lahus, veel suudlust ootab suur. Kui olen ja rutan, soovin muid erutab, keesu kaelas on värv. Juhtub, et kui jätad keesult võtad, siis tuhmub selle väärn. Juhtub, et mind kui jätad keesult võtan, siis tuhmub selle värv. Maarja! Jüri Pootsman! 10-aastasel Kehra poisil Keronil on väga palju hobisid ja ka suured plaanid tulevikuks. Ta tahab nimelt kunagi kindlasti õppima minna Kaitseväe Akadeemiasse. Aga meie lähemegi nüüd Keronile külla. 10-aastane Keron Hiiesalu on tegus poiss, kes jõuab palju ja kõikjale. Ma käin käsipallis. Ma olen seda mänginud nüüd vist juba 3 aastat. Meil on olnud üks mäng on niimoodi, kus me oleme võitnud kõik ja panime terve mängu kinni. Väravaid, neid ei hakka kokku lugemagi. Ma mängin jalgpalli ka vahel sõpradega nagu staadion. Trennis ma eraldi ei käi. Kunagi käisin, aga lõpetasin ära. Peale trenne leiab Keroni sageli magnet õngitsemas.
magnetiga ma hakkasin püüdma niimoodi, et vaatasin ja sõber näitas lihtsalt YouTube'ist rääkis ühest kanalist ja siis mõtlesin, et ostakski ise ka magneti ja prooviks, mis saab ja siis on leidnud niisugused põnevad asju nüüd. See näeb välja nagu mingi vankri rattaosa. Nakatava tegutsemistahtega pere tegemisi on toetanud Karoliin Illenseri fond. See on nagu andnud võimaluse suhtudagi, et jah, sa saad sellega tegeleda ja proovida erinevaid, et see loob selle turvatunde, et me saame, ei pea lapsele kogu aeg ei ütlema. Meie pere sattus fondi ja pereliikmeks sündmuse tõttu, mis juhtus 2010 veebruarikuus, kui elukaaslane Emil Hiiesalu sai haavata isevalmistatud lõhkekehale astudes. Mu suurim eeskuju on mu isa. Ta oli lihtsalt sõjaväes ja mõtlesin, et oi kui äge. Ta oli kunagi Pikvas ja siis ma käisin tal töö juures ja siis seal oli põnev. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks saada noorkotkaks. Siis ma hakkasin käima. Ma tahaksin saada sõjaväelaseks. Ma ei tea täpselt, mis eriala peale veel, aga suured plaanid on küll. Suured plaanid saavad teoks Kaitseväe Akadeemias, Eesti tuleviku juhte kasvatavas koolis. Kaitseväe Akadeemias saab õppida maaväe, õhuväe ja mereväe ohvitseriks peale keskkooli lõpetamist ja ajateenistuse läbimist. Kaksikvennad Sopid on oma tulevikku pühendanud Eestile, riigikaitsele läbi koostöö ajateenijate juhendamise ja toetamise. Miks meie valisime Kaitseakadeemia? Ma arvan, et terve see kooslus. Me saame õppida Tartus. Me teame, mille jaoks me õpime. Me õpime juhiks ja tegelikult siin on kõik võimalused olemas. See annab meile võimaluse anda tagasi siis ühiskonnale ja mitte ainult ühiskonnale selle eest, et me seisame nende eest, vaid me ka õpetame ju tulevasi noori välja. Ja ma arvan, et see missioonitunne ja võimalus aidata inimesi või õpetada neid, see on kindlasti üks suur pluss. Ma arvan, õppimist võimaldab terve see keskkond meil. Meile makstakse selle eest, et me õpime siin. Meil on kadeti ühistunne on siin igal õppusel, saame järjest rohkem kokku harjutada ja kui me tulevase töökoha saame, rühma ülemana, juhime ajateenijaid, õpetame neid, siis meil on alati 200 kadetti, kes on tulevased rühma ülemad, kellele saab alati loota. Nende töö on kaitsta Eestit, aga peale lõpetamist alustavad rühmaülematena ja tavaliselt juhendavad siis 30 noort ajateenijat. Kaitseväe Akadeemia on ainukene kool Eestis, kus õpetatakse sõjaväelisi juhte kogu Kaitseväele. Ja see ongi meie põhiroll. Kaitseväe Akadeemias on ainukene kool Eestis, kus saabki õppida juhtimist. Kaitseväe Akadeemia ootab kõikide huviliste sisseastumise avaldusi 25. juunini. Tule kui tulija säramude, ole tule kuma kaugeles. Lendan sinu järel üle maa ja vee. Saada mind varjuna tee, kaitsemüürina mu habrast meelt. Tule kui tulija säramude, ole tule kuma kaugeles. Lendan sinu järel üle maa ja vee. Siis kui lootus kaob ja klaasist arduma saab,
tule kui tulija, sära mu tee, ole tule, kui ma kaugel ees. Lendan sinu järel üle maa ja vee. Saada mind varjuna tee, kaitse müürina mu habrast meelt. Tule kui tulija, sära mu tee, ole tule, kui ma kaugel ees. Lendan sinu järel üle maa ja vee. Stuck in this phase of keeping faith. I think I worked a bit too hard to always be good, never be misunderstood. Guess I'm learning the hard way, you can't control all of those things. I wanted peace, I wanted light, willing to bow out of the fight for my own damn life. I wanted calm, I wanted more, so I tiptoed around every storm. No surprise, it got me here. Guess I'm not the hero anymore. I fell a bit too far this time, now being good seems like a chore. She said that people please her inside me. My last words carry on, why be a good girl if you can be a queen? I overworked my precious soul, just playing a part, ignoring my heart. Guess I'm learning the hard way, you can't control all of those things. I wanted peace, I wanted light, willing to bow out of the fight for my own damn life. I wanted calm, I wanted warmth, so I tiptoed around every storm. No surprise, it got me here. Yes, I'm not the hero anymore. I fell a bit too far this time, now being good feels like a chore. She said that people please her inside me. My last words carry on, why be a good girl if you can be a queen? Guess I'm learning the hard way, you can't control all of those things. Guess I'm learning the hard way, you can't control all of these things. Guess I'm learning the hard way, you can't control all of these things. Guess I'm learning the hard way.
if you can be a queen. Me elame juba mitmendat aastat muutunud maailmas, kus pidevaks saatjaks on Ukraina sõjafoon ja selle tõttu on Eesti viimasel ajal üha rohkem pööranud tähelepanu oma kaitsevõime tugevdamiseks. Selleks saavad panustada kusjuures kõik vastavalt võimalusele. Just nimelt. Üheks võimaluseks on toetada meie tublide kaitseväelaste laste huviharidust ja haridusteed üleüldiselt ning seda saate teha annetusnumbritel, mida näete ekraanil. Üks suur soov kindlasti on, et oleks rahu ja rahust räägib ka meie järgmine laul Urmas Alenderi ja Rein Rannapi sulest. Teie ees on Maarja-Liis Ilus looga Rahu. Vaikuse, valguse, puhtuse minna suuda, kui ületan enda sinusse usun, kui kindlasse linna ära. Siis minema lenda kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevast ei taha. Küllap siis seda sindki on vaja, mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja, mul on. Vaikuse, valguse, puhtuse minna suudan, kui ületan enda sinusse usun, kui kindlasse linna ära, siis minema lenda kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad.
Laulud sõdurile kontserdist on saanud ilus iga-aastane traditsioon ja ka tänavu laulavad Eesti parimad artistid just nimelt laste toetuseks, et neil ei oleks mitte tühjad pihud, aga ikka rõõmus naeratus. Aga tühjad pihud paistavad olevat hoopis Jüri Pootsmannil. Kui te lugu teate, siis võite muidugi kaasa laulda ja plaksutada. Lähme! Mul jällegi on ainult tühjad pihud, kuid küsides ma vaatan ümber ringi. On teised elad juba kuldses vihus, kuid mina oma päevi ära kingi. Mul jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Jällegi on ainult tühjad pihud. Võib-olla õnnelikum olen andes, kuid raskeid teri oma salve kandes. Kes päev on kõrgel veel pole õhtu ja jällegi on ainult tühjad pihud. Jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Jällegi on ainult tühjad pihud. Jällegi on ainult tühjad pihud, kuid küsides ma vaatan ümber ringi. On teised elad juba kuldses vihud, mina oma päevi ära kingi. Jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi. Rahu maailmas pole iseenesest mõistetav. Juba enam kui 25 aastat käivad Eesti mehed ja naised rahvusvahelistel missioonidel, et elu täna ja homme oleks muretu. Esimest korda läks Ivar missioonile 2007. Raimond oli siis aastane. Vanem poeg oli 13. Eesti kaitsmine ei seisne ainult, et meil on sõjaväeosad Eesti linnas. Sa pead ennast arendama, olema valmis siiski mis iganes olukorraks. Missioonil käimine ei ole ainult
me läheme, osaleme kellegi sõjas või et kaitseväelased lähevad teenima suurt raha. See on siiski meie enda turvalisus, meie enda seljatagune, et kui täna kaitseme meie kedagi teist, siis homme tullakse ka meile appi, kui peaks vaja minema. Ivar oli noor, täis elujõudu, väga lojaalne Eestile ja kaitseväele. 2008. aasta kevadel läks Eesti kaitseväe sõjaväelogistik Ivar Prokk teist korda missioonile Afganistani, Helmandi provintsi. Ja Ivar sai missioonil olla täpselt 6 aega, kui siis tuli see kõige ebameeldivam ja kardetum telefonikõne. Teenistuskohuseid täitnud vanem Veebel Prokk sai üliraskeid vigastusi ning suri. Valjana jäi lastega üksi. Päev päeva haaval õpiti, kuidas edasi elada ja olla. Täna on lapsed juba suured ja tublid mehed. Raimond on väga isamoodi poiss. Alates sellest, et ta näeb välja täpselt nagu isa, vähese jutuga mees, nagu tema isa, rohkem on tegusid. Et nüüd on juhtunud jah, et ta nagu ka õpib logistikat, millega tegeles Ivar. Spordiga tegeleb. Raimondi tegutsemist on toetanud Karoliin Illenseri fond, pannes õla alla nii huvitegevusele kui õpingutele kodust kaugel. Fond on aidanud siis trenni ja huvialadega, nagu jalgpall, jõusaal, koolitoetust andnud, millega sain endal siis kooli jaoks läppaka soetada ja... Et see on suur tugi peredele ja lastele. Et sa tead, et sa ei ole päris üksi. Tugi, armastus ja hool on midagi, mida me ei näe, aga tunneme. Ning see aitab sihte seada, tegutseda ning olla. Karoliin Illenseri fondi lapsed on hoitud. Pöörab saab tänasest möödunud aeg. Tumedam veelgi on värv meie pööningul aeg. Aeg-ajalt näib, et armastus surmaga käe kõrval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kus kulgeb kuu, on öönoor, kui peatud sa. Kus kulgeb kuu, kas kuuled mind ma? Silm kinni vajub ka siis, kui ei olegi und. Külm sisse murrab, mis sest, et ei sajagi lund. Aeg-ajalt näib, et armastus surmaga käe kõrval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kus kulgeb kuu, on öönoor, kui peatud
kus kulgeb kuu, kas kuuled mind ma ei tea. Kus kulgeb kuu, on noor kui peatud sa. Kus kulgeb kuu, kas kuuled mind ma ei tea. Kus kulgeb kuu, on noor kui peatud sa. Kus kulgeb kuu, kas kuuled mind ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Teie ees oli Mihkel Raud looga Kus kulgeb kuu. Meie tänane kontsert Laulud sõdurile hakkab varsti lõppema, kuid veel on hea võimalus toetada langenud või vigastatud kaitseväelaste laste haridusteed. Iga toetus aitab meie riigi kaitsjate peredel saada paremat haridust, paremaid võimalusi tulevikuks. Anda neile võimalust ja vabadust kasvada ja sirguda ikka selleks, et meie väikese riigi tulevik oleks heades kätes. Ja et meie lapsed saaksid samamoodi hoida ning kaitsta meie vabadust. Nüüd teeme kummarduse eelmisel aastal meie seast lahkunud Eesti muusika suurkujule Riho Sibulale. Teie ees on Lenna ja Lennelda Priiks. Viibib hommikune post, kohvivoodis ümber läheb, keegi on Leo. Keset platsi uhke viid, aga teid ei viigi siit veider viid. Kes küll teab, kus lõpeb ots, miks küll peagi kaotad juul enne priis. Hinges tuuletu puu, kõrvus kumisema soov või vaiku. Kuigi tean, et ei iial lõpe piir, petan vahel siiski isen. Vilepilli teed, siis õõnsast õnnepuust vikergan. Tõusma suust, ennast näed ja teisi, kui näed, et jääb üks sein vahepeale. Kõrgub hiigelvalgusfoog, punab silm vaid suu pool.
kes on prii, kes on prii, kes on prii. Jätkame hea Eesti muusikaga ja teie ees on Jaan Pehk looga See alles jääb. Oo kallis sõber, sind austan ma. Sa tea, see tunne alles jääb. On suurtel meestel suured teod. Sa tea, see tunne alles jääb ja jääb. Sa tea, see tunne alles jääb. Oo kallis tuttav, sind austan ma. Sa tea, see tunne alles jääb. On suurtel meestel suured teod. Sa tea, see tunne alles jääb ja jääb. Sa tea, see tunne alles jääb. Suurtel meestel suured teod. Sa tea, see tunne alles jääb. Sa tea, see tunne alles jääb. Sa tea, see tunne alles jääb. Laulud sõdurile toetuskontsert on selleks aastaks lõpule jõudmas. Suur tänu kõigile, kes tegid täna annetuse Karoliin Illenseeri fondi.
Iga ühe panus Eesti riigikaitsesse on erinev ja praegusel heitlikul ajal on igasugune toetus ääretult oluline. Tänastes videolugudes nähtud mehed on teinud seda sõdides, teie aega toetades ja annetades. Saime täna olulise panuse langenud või vigastatud kaitseväelaste laste huvihariduse toetuseks. Annetusnumbrid jäävad avatuks ja laste haridusteed saate toetada tegelikult igal ajal. Kui on kustunud viimne lootus, läinud looja valguskiin. Hinga sisse lase valla, julgel häälel lauluviis. Kui sa seisad vihma külvis, kivid jalge nagu puu. Mis lehti heidab nagu sulgi, kuid on kange juureluu. Ja tulgu tuuled, me siia jääme, meie juured siin võrsuvad. Metsas vastu kõue hääle, taeva poole kajavad. Võtke kaasa õed ja vennad, aeg on minna püsti peal. Üle aasa kuul meid kannab, meile annab laulurea. Ja tulgu tuuled, me siia jääme, meie juured siin võrsuvad. Metsast vastu kõue hääle, taeva poole kajavad. Kui on kustunud